Minu nimi on Kirill Padikin, olen pärit Tallinnast, eluaeg õppisin Eesti koolis, töötasin üle 15 aasta turismisektoris ja nüüd Ukraina sõja algusest toimetasin vabatahtlikuna erinevates organisatsioonides, mis toetasid Ukraina põgenikke ja nende lõimumist siin Eestis. Ja seejärel liitusin Sotsiaalkindlustusametiga, kus täna töötan kriisireguleerimise osakonna nõunikuna. Mul on mitmeid sõpru Ukrainas ja ma arvan, et 24. veebruar 2022 on selles osas märgiline kõikidele eestlastele, et esiteks on meie vabariigi sünnipäev, aga ka Ukraina sõja algus ja Eesti ajalugu vaadates ma arvan, et ei ole ühtegi inimest, kes jäi antud päeval kuidagi erapooletuks. Teades meie ajalugu, siis me kõik hakkasime abistama ja nii nagu saime, täpselt samamoodi ka mina. Paralleelselt administreerisin Facebooki gruppi Ukraina sõbrad Eestis. Täheldades, et põgenikud on infosulus ja et levimas on vastuolulist infot, otsustasin hakata korraldama Facebooki grupis laivis kohanemist toetavaid infotunde. Grupp muutus kiiresti populaarseks, meil on grupis 48 000 inimest. Olen läbi viinud 35 infotundi, mida on kokku vaadatud 150 000 korda. Külalisesinejatele saavad põgenikud esitada küsimusi, mis aitab riigiasutustel ka veidi paremini mõista põgenikke ja kohandada vajadusel kohapeal andvat infot. Põgenike muresid oli väga palju ja on ka täna. Eelkõige ikkagi oma elu nullist üles ehitamine. See tähendab seda, et leida töökoht, hakata saama stabiilset sissetulekut, aru saada, mis asi on e-riik ja kuidas digitaalselt on võimalik kõiki asju elektrooniliselt esitada. Kõiksugused mured seonduvalt töökohaga, töölepingud, seaduse erisused Eestis, Ukrainas ja ka erinevad lasteteemad ja meditsiiniteemad, et kus saada meditsiinilist abi, sealhulgas ka psühholoogilist abi ja lastega seonduvalt siis muidugi kooli küsimused. Minu jaoks lõimumine on ikkagi see, põgenike vaates ikkagi see, et inimesed, kes on sattunud võõrasse keskkonda, et nad tuleksid selles keskkonnas võimalikult hästi toime, et nad saaksid aru ja mõistaksid neid tavasid, neid teistsuguseid olusid ja seadusi siin, et neil oleks võimalikult lihtne siin hakkama saada ja suhestuda meie ühiskonnaga.